Keegi ütles, et me peame koera videosse võtma, et siis engagement tuleb. Okei, Piko. Tere tulemast järjekordsele Rakett 69 saatesse. Täna on meil siis Raketi teadustoimetaja Raid ja teadustoimetaja Muusa Piko. Väga hea. Sa võid siin istuda küll, sa jääd kaardisse. Eesti teadusagentuur. Kes siis ei tea, siis Piko on kasutusel ka teadusmaailmas ja Piko on nüüd, mis kreekakeelne või? Niimoodi peast ei tea. Aga kasutusel eesliitena, mis siis tähistab eesliidet millegi väga väikse kohta. Ehk siis, kui sa tahad öelda, et miski on väga pisikene, täpsemalt siis 10 aastast miinus 12 pisikene. Ehk siis 10 aastast miinus 12, nagu et sul on 12 kohta peale koma ja siis alles tuleb number. Et nii pisikene, siis saad Piko. Näiteks kondensaatori mahtuvused on päris levinud. Ja, Piko faradites, jah. Ja mis veel? Aega, nagu väga hea elektroonika mõõdab aega Piko sekundites. Piko just isegi nagu see praktiline maksimum, mida ma olen kuulnud, on femtosekundid. Või vähemalt nagu ma olen arvutusi neid selles femto on siis miinus 15. Jah, aga sellest edasi ma nagu ei ole kursis. Aga igapäeva elektroonika ei ole nii tähtis. Ja no ehk te siis võite mõelda, milline Raidi jaoks normaalse suurusega koer on. Tarkvaraettevõte CGI annab ühele kosmosetalendist raketlasele tasustatud... Mis sa arvad, mis teema täna saates on? Ma võiks mäletada. Mäletad, eelmine nädal siin olime, vahepeal on habe hullult pikemalt kasvanud, vaata, isegi mul. Meil on täna saate teemaks. Eile oli Roali saade sellel teemal. Sellest jokutad, et hakkaks saade pihta lähe. Ma ei mäleta. No nii, 3, 2, 1. Jah. Triaaž ja meil see vererõhk. Raketlased otsivad täna lahendusi tervisemuredele. Personaalmeditsiin pidi olema eestlaste surma küsimus. Millest saame maailma parimad olla. Võistlejate lahendusi hindavad füüsik Aigar Vaigu. Vahepeal oli siin metsateema oli aktuaalne kultuuriprogrammi sees. Ja ma ei tea, kas see oli sealt vist, et keegi ütles, et mingi itaallane oli öelnud, et ärge oma metsa küll maha raiuge, et ega mis te arvate, teil on midagi muud, mis eristab teist ülejäänud Euroopast. Et see personaalne siin veits on siuke, et nagu, no tead, nagu jaa, aga samas nagu noh. Tuleb neid teha väga kiiresti. Lisaks kõrgele pingetaluvusele ja laialdastele teadmistele on õdede ja arstide töös väga oluline ka hea suhtlus. See on Janno, üliäge kutt. Äkki oled kokku puutunud? Ei ole õnneks. Sest ma eeldaks, et nagu muu puhul see kokkupuude oleks olnud läbi selle, et ma sattusin ta patsiendiks. Ja õnneks ei ole pidanud patsient nii palju olema, et oleks tema alla ka sattunud. Jah, ta töötab kiirabis, õpetab katastroofmeditsiini. Võistlejad saavad 1 miinuspunkti. Vaatame tänased võistkonnad üle. Punases vormis võistlevad Roosmarii Villems. Meie suurimad konkurendid on rohelised, sest nende tiimis on Timofei, keda huvitab meditsiin. Kaarel Toomet. Meie tiim on reaalainetes tugev, aga bioloogias ei ole nii kindel. Ma pean ütlema, et see nagu... Maapalu. Olen tutvunud küll farmakoloogiaga. Nagu see, kui meil olid nagu pikalt ühesugused tiimid, siis nagu siukse loo või nende nagu... loo jutupunktide nagu areng läbi hooaja oli nagu põnevam. Praegu, kui nad on kogu aeg siin, siis nagu see on nagu kuidagi vähem. Sa pead laiendama seda mõtet. No, et muidu nagu oli ikkagi nagu, et umbes sinised. No, et see nagu ja siis seal sai tekkida nagu mingeid neid. Aga praegu nagu see, kuna värvid kogu aeg vahetuvad, meie tiim on päris tugev ja eriti hästi sujub mul koostöös Timofeiga. Mul on iga kord siuke tunne, kui nad oma tiimistele räägivad, et noh, et ma vaatan esimest saadet. Ma ei tea, kes meie tugevad konkurendid on, sest ma ei tea, kui tuttavad teised selle teemaga. Aga nagu inimesed jäävad meelde või? Kas inimesed saavad rohkem kõlapinda, jäävad rohkem meelde kui muidu, sest muidu sul on pooled väljas? Ma arvan küll, jah. Aga ise pole meditsiiniga varasemalt tegelenud. Sest see natukene võiks eesmärk olla, mida me üritame saavutada, ma arvan. Et võib-olla need 3 säravat inimest, kes on kohe algus kadunud, et me ka neid mäletame. Ma ei tea, kas meil just kõige tugevam tiim on, aga saan oma tiimiliikmetega hästi läbi. Seda eesmärki täidab kindlasti. Loodan, et meie meeskonnatöö... Ma ei tea, kui täpselt jälgisid, aga Timofeil oli vale tiitel. Ei jälginud. Nagu oli ikka nimi, aga tal ei olnud huvisid seal kirjas. Tal on see, mis tuleb siis nagu järgmistes nendes.
aga võib-olla tal selles saates ei olnud huvisid. Võib-olla. Hiina teekultuur oli Jah. unustatud. Ärge pange praegu, praegu ei huvita. Oba! 35-aastane naine. 82-aastane mees. Kes teil siis vabatahtlikuks võetud on? Põhjustel sattunud 17 patsienti, kes kõik loodavad võimalikult kiiresti abi saada. Viige läbi patsientide esmane triaaž ja määrake nende edasine teekond erakorralise meditsiini osakonnas. Kas olete valmis? Jaa! Läks! Sa küsisid, kes meil patsientideks on. Minu arust produtsent tegi üleskutse, et kes tahab tulla ja osaleda. Ja meil oli seal, eks ju, et 82-aastane mees ja 57-aastane naine ja et need patsiendid on niimoodi jaotatud. Aga see nagu esmane huvi tuli hästi tugevalt noorte seast ja siis võeti vastu see otsus, et aga vahet ei ole. Et meil on lihtsalt vaja põhimõtteliselt inimkehasid sinna. See protsess vastavalt nende seisundi raskusele ning abivajamise kiirusele. Väga oluline ikkagi erinevus päris olukorrast on see, et nagu pooled ei karju. Ma mäletan, kui meie seda õppisime, kui ma ajateenistuses käisin, siis see oli üks osa, mida õpetati. Et kuidas seda triaaži teha. Ja siis oli see, et kui ta karjub, siis nagu on aega. Tal on piisavalt hästi, et ta jõuab karjuda. Mis on nendega juhtunud ja nende tervise näitajad? No siin on niimoodi, vaata, et kõigil on kaelakaardid. Sul nii erast. Kõigil on kaelakaardid ja kõigil on siis sealt need... Jah, ühel pool on siis nagu see, mida ta kurtis ja teisel pool on siis, vist nimetatakse objektiivne leid, ma võin nüüd eksida, mis annab siis nagu selgelt need asjad. Mida sa saad mõõta, aine? Jah. Ja see objektiivne leid on siis nagu teisel pool. Natukene teadlikult peidus, natukene võib-olla nagu mitte. Ehk siis, seal on kirjas, eks ju, kui palju ta hingab, kas ta on teadvusel, kas mitte, et meil on seal inimesed, eks ju, kes kõik istuvad. Ja me ei saaks näiteks, kui keegi peab ventileerima, eks ju, me mingi 20 minust teeme üles, et ta ei suudaks. Sellepärast me oleme nagu võtnud selle, et nemad on lihtsalt füüsilised isikud, kes istuvad, seal lihtsalt mängivad seda keha ja see informatsioon, mida võistlejatel võiks vaja minna, see on kõik seal kaelakaardil olemas. Ja miks see on niimoodi, eks ju, et see on natuke peidus, on see objektiivne leid selles mõttes, et sa pead tulema, sa pead selle kaelakaardi füüsiliselt ümber pöörama. On selle jaoks, et kui sina tuled EMO-sse, võib-olla sinu see nagu põhjus, miks sa siia pöördusid, see ei pruugi ollagi kriitiline minu jaoks. Aga kui ma mõõdan su hingamist, ma olen nagu mingi, või ma mõõdan su pulssi või vererõhku või Jah, sest et mina ei oska ise nagu kirjeldada võib-olla seda, et jah, ehk siis, et selle nagu objektiivel see leiu nagu numbriliseks arusaamiseks, ma pean tegema mingi tegevuse üldjuhul, ma pean vähemalt nagu võtma selle hetke ja jälgima ja see kaardi pööramine on, see on oluliselt lihtsam, kui seda päriselt koguda, aga et meil on see nagu hästi väike hõõrdemoment seal nagu vahele tehtud võistleja jaoks, et sa pead olema tähelepanelik, sa ei saa nagu enda jaoks optimeerida täiesti suvalisi asju, sest et päris meditsiinis sul ei ole võimalust seda teha. Nendega hakkama siis natukene kurb on nii hingamine O2. Aga nad juba läksid sinna, kas nad ei... Sest et nagu seda nad lihtsalt kõik läksid sinna lahendama või? Või nagu kuidas ma mõtlen nagu tiim, nagu sul oleks ju loogiline, et sa vaatad siit, nagu et sa juba enne teed endale selgeks, et kes on mis värvis. See on niimoodi, eks ju. Kaelakaardi peal ühel pool on see, et miks ta siin on, kes ta on. Patsient 1, naine, 35-aastane, patsient osales autoavariis, auto on rullunud üle katuse, patsient kurdab valu paremas õlas. See on see, miks ta pöördus sinna ja siis see objektiivne leid, mis ma tema kohta tean, eks ju. Mis on tema vererõhk, mis on tema pulss. Ja, ma sellest saan aru, et aga ma juba nägin neid nagu nendega tegelemas, on ju. Ja siis sellel lisaks laua peal on selline infomaterjal, mis räägib, mis asjad on triaaži kategooriad, kuidas sa siis, mis objektiivne seisund, kuidas selle põhjal triaaži määrata, ehk siis see, et kui sul ei ole pulssi, siis me peame sinuga kiiresti tegelema. Ja teine on siis kaebuse põhjal ja kuidas me siis kaebuse põhjal justkui peaksime tegelema selle konkreetse patsiendiga, et selle kohta on selline infomaterjal, ma ei tea, jäseme probleem, eks ju, kui on traumaatiline amputatsioon, siis me peame, tegemist on punase patsiendiga, me peame kiiresti viima ta reanimatsiooni. See on nüüd eraldi küsimus, eks ju, et meil on värviga on triaaži kategooriad, aga mida võistlejad peavad tegema, on valima siis tema teekonna erakorralises meditsiini osakonnas. Ehk siis, kui sa tuled ja sul on mingi mure, siis see, mis triaaži kategooria sul on, see määrab selle, kui kiiresti sa vajad abi. Aga millist abi sa vajad või kuhu sa pead minema, eks ju, et kui
kui sul on mingid tunnust, mille põhjal me eeldame, et midagi võib sinuga juhtuda, siis me paneme su kuskile jälgimisruumi. Kui me vaatame, et sinuga on hästi, siis me paneme su ooteruumi. Ja need ei pruugi alati olla 100% vastavuses sellega, et mis sul triaaži kategooria on, aga et inimene tuleb, me teeme tal triaaži, selle põhjal me paigutame ta edasi siis kuhugi. Et see on siis see, mis nad peavad tegema ja võistkonna dünaamika suhtes 2 inimest said joosta, hakata infot koguma patsientide kohta, ülejäänud 2 oli laua taga, said materjali läbi hakata töötama ja siis, kui neil oli see info piisavas koguses kokku kogutud, siis nad said seda kõik koos analüüsida. Et selles mõttes hea tiimitöö jaotus võiks olla, et 2 inimest jooksevad, info hakkab jooksvalt tulema, 2 inimest hakkavad tegelema nende siis õigetesse kohtadesse paigutamisega. Oota, aga ma nagu tahvli peal nägin ja eelmisest korrast mäletan ka, et ta peaks olema reanimatsioonis. Kohe vaatame, tuleb ilmselt ette. On vaja süsteemi. Nii, mul on mingid asjad olemas. Mingid asjad olemas. Meil on patsiendi number, viga umbes. Siin on, kui vanad on. Oota. Nii, tõmbame näiteks need mingi alla poole, 15, 16, 12, 13. 15, 16. See on justkui lihtne lugemisülesanne, kuid seal on palju segavaid faktoreid. Kuulge, vaadake, ma arvan, 9 võib panna kohe nagu lihtsalt ootesaali, sest tal on nagu lihtsalt ainuke, mis asi tal on sisse kasvanud varbaküüs, aga nagu, okei. Ma panen kohe rohelisse ja ootesaali. Ma jätan teile ta ise praegu, okei, mõelge üle veel. Kõlab nagu tõmmekas. Aga pulssi pole. Kuigi siin ülesandes on tegu lihtsustatud triaažiga, siis sarnaselt päris elule peab tegema väga täpseid Oota, neil oli 20 minutit aega või? Kes esimesena valmis saab? Madala prioriteediga patsiendile. Ja kõik peavad õigesti olema. Ja, sest et muidu keegi saab surma. Kui te suudate lugeda, siis ma annan teile esimesed ära. Okei, selge. Siin on... Kui te suudate lugeda, siis ma annan teile esimesed ära. Võiks ju niimoodi, et saab kindla peale. See on roheline, ta on teadvusseisundis. See võiks siin olla kõhuga seotud probleemid. Mis siin juhtub? Timofei tuleb. Nii Timofei tahab juba diagnoosida, mis on täpselt see asi, mis ei ole nagu triaaži ülesanne, mis ei ole siin see ülesanne. Et triaaži ülesanne ongi jagada ära, kes, kus, mis abi vajab ja siis me tegeleme sealt edasi. Et kui ma hakkan ekslikult siin mingit diagnoosi panema, mida ka võib juhtuda, eks ju, ja ka siin mõnel korral mõni võistleja paneb eksliku diagnoosi, siis see takistab meil tegelikult selle nagu õigesse kohta jõudmist, et seal päriselt arst saaks temaga tegeleda. 16, mis tal kirjutatud on? Ta saabus koos temaga lihtsalt, see on kõik, mis ma tean 17 kohta. 17. Jalakäija sai bussilögi. Nii, vaata, 16-17. Vaatame korra neid, sest et see on oluline osa. See on nüüd üks tõmmeka koht. Patsient 16, mees, jalakäija, kes on saanud autolt löögi ja lennanud kaugemale, tema koos tulnud saatja. Patsient 17 saabus osakonda koos patsiendi number 16. Ja nüüd sa tuled siit, eks ju, sa loed selle üle, sa jooksed sinna. 17 on tegelikult kaotanud teadvuse, me ei tea, kas ta üldse hingab, kas tal on. Ehk siis see on nüüd see koht, et nad tulevadki koos, keegi on autoõnnetuses osalenud, me ei tea, kas see teine inimene on ka, sest tema transportis mingi teise patsiendi sinna, ta ütleb, et ma tõin lihtsalt. Nad jäävad sinna kuskile tooli peal istuma ja nüüd see teine tüüp, kes on ka võib-olla osalenud üks õnnetuses, kaotabki teadvuse. Me peaks ruttu temaga tegelema. Aga kui me siin loeme selle üle, me ei proovi isegi hinnata. Me ei proovi seda teist poolt hinnata. Muidugi see on nagu, mõneti on võib-olla nagu tõmmekas, aga ma arvan, et see on nagu veel nagu aus tõmmekas. Ma ei tea. Sest et nagu, sest sa ei... Ma ei tea, sest see on siuke asi, mis nagu juhtub vaata hiljem. Ja siin sa saaksid kohe kätte selle info. Ja kui sa oled enne nagu teisi kaarte lugenud, siis sa tead, et seal on need, on ju, et see on nagu siuke piiri peal, ma ütleks. No ma ütleks, et keera ümber ja... Nojah, selles mõttes jah, nagu selles suhtes on aus, et ta on nagu viimane, et sa oled nagu kõik ümber pööranud, miks sa siis seda ei pööra? Ei, selles mõttes, seal nemad käivad suvaliselt. No ma saan aru, aga selles mõttes jah, et nagu tee see üks liigutus. Et see oli väike tõmmekas küll. Kas väike, päris korralik, aga see info oli seal olemas. Siin oli... See on mingi trauma siis või? See on Kaarli käes. Kaarli käes. Ta oli punane. Eesti erakorralise meditsiini osakondades kasutatakse 5 kategooriaga triaažisüsteemi. Punased patsiendid on eluohtlikus seisundis ja vajavad arstiabi kohe. Oranžid patsiendid saavad oodata maksimaalselt 15 minutit. Kollaste patsientide seisund on stabiilne, aga arstiabi vajatakse tunni aja jooksul. Roheline tähistab patsiente, kes ei vaja kiiret erakorralist sekkumist ja võivad oodata kuni 3 tundi. Sinised patsiendid ei vaja erakorralist abi ja võivad arsti oodata kuni 6 tundi.
ja siin Aigar alustuseks ja seda kommentaari ütles, et meil on Eestis 5 astmest koosnev triaažsüsteem. Nii palju, kui ma nagu info mõttes sain aru, siis põhimõtteliselt meil on 4 pluss sinine. No et see sinine, see on see inimene, kes tuleb sinna EMO-sse, ütleb, mul on vaja retsepti pikendada. Et kui me räägime nagu sellest triaažist, kus me peaks nagu erakorraliste patsientidega tegelema, siis kõik sinist patsientid, nad nagu ei kuulugi sinna. Et selles mõttes nagu, et see sinine on nagu, see on nagu see, te olete ka siia tulnud. Kas meil peabki olema 4 värvi või? Meil on ju 5 värvi. Aga seal on traumapunkti jälgimisruum. Et te peate tegema, nad peavad tegema, nad märgistavad õigesse lahtrisse ja siis nad peavad panema värviga õiget triaažiga peale või? Nad peavad nagu iga patsiendi kohta 2 õiget infotükki panema. Jah, põhimõtteliselt. Ja lihtsam, ma arvan, et see käib pigem niipidi, et sa paned selle nagu värvi ja siis sa valid selle ruumi. Mitte vastupidi. Ja see, mille järgi saad seda teha, et kui me vaatame täpsemalt, kuuleme äkki, neil tuleb mingi hea mure, mida me saame siis jälgida selles sama dokumenti. Siis läheb traumapunkti ja mul oli vale eeldus. Kliipsu paneme kuhu? Vaatame tagasi. Kuna jagame patsiendid ära suvaliselt, mitte nende terviseprobleemi järgi. Vaata, mõlema korra on traumapunktis. Minu viga, ma eeldasin. Tal on käsi turses. Ikka traumapunkti. Käsi turses. Traumapunkti läheb. Jah, siis läheb traumapunkti ja mul oli vale eeldus. See on üks neist kohtadest, kus Timofei pani diagnoosi. Mõned diagnoosid on üles kirjutatud kiirustades, seega. Ja kui siin Indrek ütles, kõik diagnoosid on kirjutatud üles kiirustades, siis need ei ole diagnoosid, mis on üles kirjutatud. Need on kaebused ja seisundid. Need on ebatäpsed. Ma lähen vaatan patsient 16, kas see on 17 või? See on 16 ja 17 17 saabus lihtsalt 16-ga ja tal on ainult see, et ta minestab oodates. Ei oska oodatagi, et raskuseks tuleb tiimikaaslaste käekirja lugemine. Aga oota, ma ei saa aru, Elis, mis asja läks sinna? Tõmmake ring ümber nendele asjadele, mille tõttu nad seal on. Miks ta reanimatsioonis on? Oota, autot löök. Äkki ta on nii vana sellepärast? Sellepärast, et tal on pulss alla 40 ja see... Muidugi! Issand jumal! Meil jäävad mõnede patsientide haigustunnused veidi segaseks ja tundub, et nad võiksid justkui paigutuda mitmesse kategooriasse. Rindkerevalu iiveldus. Ma vaatan üle. Aga ja kas ülesanne oli suht selles mõttes sirgjooneliselt üles ehitatud, et see, mis sa kaardi pealt lugesid, see oli sul eksisteeris selles juhendmaterjalis ka, et sa ei pidanud nagu mõtlema, kuidas see sobitub sinna või kui siis minimaalselt? Jah, selles mõttes võib-olla pidid siin saama aru, et ma ei tea, et ka need sõnastused võib-olla ei olnud identsed, aga... Mul on kõhuvalu, siis see tähendab, et pead CD Google alt otsima ja sellest Google... Jah, no seal oli just kõhuprobleemid ka öeldud, aga jah, sa pidid nagu nii palju sa pidid võib-olla kokku panema, et sa tõlgendaksid seda kaebust ja leiaksid selle vastava asja, et seal sai valida niimoodi, et sa nagu ise mõtlesid juurde ja sa ütlesid, see peab olema tegelikult midagi hullemat ja see peab olema midagi nagu väiksemat. Selles mõttes tuli ikkagi nagu teraselt lugeda, aga Roosmari ka siin kuskil alguskommentaaris ütles, et see on lihtsalt lugemisülesanne selles mõttes. Mis? Suruv valu, terav valu, siin rinkele valu, iiveldus üks kord. Ei ole oksendanud. See on pluss oksendamine. Ja, see on kollane. See on kollane, jah. Me hakkame oma tööd üle vaatama ja... Nii, patsient 5, me näeme siin mingi teine kaart all. Vaatame. See viitab mingile lisauuringule. Vaatame, kas nad tegid uuringu alustel, millele meie suudame põhjuse leida. Patsient 5, naine, 68-aastane, rütmihäire, mille tagajärjel minestanud. Kas läheme neid ka kontrollima? Teadvusel on? 95, see vist on õige. 136, 146, 84. Jah. Pulss on üle 120 ja ülemine on üle 90. See peaks minna oranži juba. Siia läheb ülemine rõhk ei ole väiksem kui 90. Ülemine ei ole. AR tähendab siis süstoolne vererõhk on meil siin öeldud definitsiooni mõttes. See on seal. See on oranž. Ja me saame minna edasi vaadata, mis tal veel viga ei. Nüüd vaatame kaebuseid. Jah, kaebus on, et minestas. Rütmihäire, mille tagajärjel minestanud. Nii, hingamisprobleem ei ole, seedekulge või kõhuprobleem ei ole. Rindkerevalu ei ole, rütmihäire. Nii, minestamine rütmihäirega.
jah, ja näed, ta on oranž. mõlemal ju oranž. Teostada EKG uuring ja viia jälgimisruumi. Ehk siis see eeldab mingisugust uuringut. Uuringu tegemiseks siis võistlejad võtsid selle patsiendi kaardi, läksid, andsid kohtunike kätte, ütlesid patsient number 5, tahab EKG uuringut, kohtunikud analüüsisid ja andsid siis tagasi selle sama kaardi koos lisakaardiga, kus oli siis uuringu vastus, mis käib siis selle patsiendiga kokku. Uuringu vastus siis a la ütleb, et tõsta kategooriat või liiguta sinna ruumi või et me andsime hästi lihtsustatud vastuse seal, aga mis jääb ja see veel vastus selle on siis see, mis on see lisakaart või? Jah, mis on see lisakaart. Selle jaoks te näete tahvli peal, osades kohtades on need topeltkaardid. Trauma, jah. Aga peatrauma teaduskaotuse. Pange kollane, lähme. Teaduskaotuse või amneesiaga. Peatrauma järgi iiveldus. Traumapunkt. Jah, traumapunkt. Kollane on olemas. Stopp, peatega lahendamine. Oi, siin oleks vaja videokordust praegu, et kas kaart sai tahvlile enne nupuvajutust või mitte. Patsiendid õigesti jaotatud. Nii, te olete teinud päris head tööd, aga mõned patsiendid on siiski valesti määratud. Ja mäng jätkub. Ja õigeid vastuseid oli nagu põhimõtteliselt üks, mida me kontrollisime, me teadsime, et seal on paar variatsiooni, mida sai ühte või teistpidi panna. Et keegi sai seda triaaži kategoorias olla oranž või kollane, võib-olla mõnel, aga ta pidi olema näiteks jälgimisruumis. Mingid asjad olid, kus oli väike variatsioon sees, aga laias laastus oli suhteliselt vastu. Siis 11% punased rõõmust, nii palju uuringud on muutunud. Kui patsientide kaardid on täidetud lohaka käekirjaga, siis on väga raske neid õigesse tuppa paigutada. Oi. Meil on ikka luksus siin lahendada. Täidetud lohaka käekirjaga, siis on väga raske neid õigesse tuppa paigutada. Patsient 17 oodates kaotab teadvuse. Okei. Patsient 7. Võta ära kiirelt. Kas on veel mingit infot? Ei ole, ta ongi oodates kaotab teadvuse. Kas on mingit muud? Ei, seal on kirjutatud üks lause. Kiiresti. Oleme märkamata jätnud, et üks patsientidest on teadvusetu ja liigitanud ta täiesti terveks. Kuhu tagant? Reanimatsiooni. Tal on pulssi, tal on mitte midagi. Stopp, peatega lahendamine. Ja siin põhimõtteliselt oli see, et olid teised tiimid, kes olid ta vist kuskil nagu liigitanud, aga tal oli roheline triaaži, see kleeps oli peal. Tähendab, et okei, me ütleme, et ta läheb reanimatsiooni või traumapunkti või kuhu iganes me ütleme, et ta läheb, aga ta võib 3 tundi oodata. 3 tunniga ta ilmselt on võib-olla surnud, eks. Siin samamoodi. Oota, ma tahaks kuulata siin, mis nad räägivad. Kontrollime. Me oleme suhteliselt kindlad oma vastuses. Neil on ka roheline seal peal. Ja leidsime enda meelest viimase vea. Patsient 17. Nad on üle kleepinud, neil on enne roheline. Ta oli ju kellegi saatja. Ta oli saatja. Aga kaotas teadvuse. Kaotas teadvuse. Ka patsient 17 on õigesti määratud. Palju õnne, see on õige vastus. Aigar ikka tegi filmi ka neile natukene. Aga patsient 17. Ta oli ju kellegi. Pange Aigar kohe Oskaritele kirja, ma ütlen. Teinekord lähed emosse, vaata. Ja siis kuuled tagatoast tuleb see. Siis tead, et keegi määrati õigesti. Rohelise võistkonna liikmed endale 3 punkti. Lõbus. Ei, lahe ülesanne. Mulle meeldib. Nüüd ootab meid ees järgmine ülesanne. Nüüd hakkas see verre rõhku mõtma, jah? Jaa. Niuke samba rütmis. Kas sinu hooajal oli ka vaja vere rõhku mõtta? Ei olnud, aga... Oli kaaluda vaja? Simo... Üks oluline näitaja on veel... Et meil on vaja teada, kui suur rõhk on siin sees, eks? Meil ei ole manomeetrit. Aga meil rõhk kätte saad, siis me kui suur on rõhk siin selle, ma ei tea, patja sees. Jah. No, sorry, see annab kiire ülevaate südame ja veresoonkonna sees. Ma ei tea, ma ei mäleta, võib-olla oli. Ma ei mäleta, et oleks olnud. Aga ma mäletangi pigem vähem kui rohkem. Jaa! Läks.
nii, hakkame. Arvan, et meil on voolik. Ja pane see tööle. Nii, meil on siis ideed. Näed, see on see lahtine toru. Meil on... Nii, kui me ühendame selle siia külge, me tõmbame selle vooliku siia üles, eks ju, me teame... Kuidas me mõõdame seda vedelikku, mis välja läheb? Siit tuleb see toru. Meil on antud vererõhu mõõtja, kuid puudu on vaid see osa, mis mõõdaks rõhku, ehk peame ise ehitama manomeetri. Teine külg on avatud, rõhu erinevus surub elavhõbedat ühelt poolt alla ja teiselt poolt üles. Kõrguste vahe väljendab rõhku ümbritseva atmosfääri rõhu suhtes. Kas me saame kuidagi, meil ei ole kuidagi mõtet siia muurima hakata, on ju? Aga kas me saate teha siia 2 auku? Meil on see ja me saame siia auku. See ei ole klaasipesu vedelik, see on sinine vesi ja rohelisel on roheline vesi ja punasel on punane vesi. Mulle meeldib ehitada, aga no arvutamine mul nii hästi välja ei tule. Nende tiheduste vahe on suht suur, mis tähendab, et meil see kõrgus tuleb ka tegelikult suht suur. Aga see on okei, me ei pea. Meil on päris kõrgus. Vee ja elavhõbed. Meil on elavhõbed. Jaa, aga me peame esitama. Kas tahad näha seda dokumenti iga, mis neil on või sa kujutad ette ja Jorgu? Ma kujutan ette ja ma ei tea, kas me... Pane ette, et vaatajad saavad pausida ja lugeda, vaata. Näite korra. Siis nad saavad lugeda ja vaadata, mis... Timofei siin just ütles, et see on ju täpselt Martin Belišanini teadusteatri see ja ongi. Ja. Näed, siis nad saavad panna paus ja lugeda siit ja siis võib-olla klikkida linki, mis viib teid Martin Belišanini teadusteatrini. Vererõhu mõõtmine. Me oleme siin ette andnud siis nagu 2 potentsiaalset disaini, kuidas võiks sellist manomeetrit ise ehitada. Siin on ka see, kuidas arvutada rõhku vedelikusamba kõrgusest, kõik vajalikud konstandid. Ja siis on eraldi vererõhu mõõtmise kirjeldus, sest et me eeldad võistletel oleks oskus olemas, aga me tegime neil tegelikult enne, näitasime ette, rääkisime läbi, kuidas see töötab. Janno rääkis, kuidas täpselt neid seadmeid kasutada, mille järgi paigutada, kust mõõta, sest et me natuke saime tagasisidet, et siin see, mis meil on siin, see brachiaalarter, et selle pildi peal, et võib-olla sa nagu ei saa täpselt aru, kus pool see on ja kust poolt sa peaksid nagu mõõtma. Ja ta tundub, et ta selgitas ilusti üle, kus täpselt, kuidas mõõta, mis teha, mida sa otsid, mida sa kuuled ja nii edasi. Vastuse põhjal. Me saame hinnata, kui kõrge see samas umbes tuleb. Kristjan kohe mainib, et see on ju Martin Belišanini teadusteatri etendus paari aasta tagant ja ta teab lahendust. Kui tavaline vererõhk on mingi maksimum 140. Me võtame seal tavarõhuga võrreldes. Elavhõbeda. Et me teeme... Tavarõhuga võrreldes. Aga mulle tundub, et neil on päris nagu, et te olete selle ülesande nagu teinud hästi nii siukseks, nagu et palju asju olete juba ette ka vererõhku elavhõbeda sambal. Nagu pakkunud, et oleks nagu vett. Kuna elavhõbe on veest üle 13 korra tihedam, siis kõrguvad võistlejate aparaadid kuni 2,5 meetrini. Me ei suru seda siit sisse. Et me oleme andnud palju ette. Jaa, et nagu aja, et ma saan aru, et vähendada siis seda, kui kaua ülesande aega võtame. Jaa, täpselt. Et suhteliselt nagu sisend on tulnud, et tahaks, et inimesed ehitaks vähem aega. Ja eks me siis oleme omalt poolt andnud ka natukene panustanud, et see oleks võimalik. Ja lõpuks jah, ega kui saate ei mahu päeva sisse, siis me ei saa seda salvestada selles mõttes. Ei saa nagu väga palju vastu võelda, aga mulle kindlasti meeldiks, kui ülesanded oleks nagu keerulisemaid ja võistlejad saaksid rohkem pingutada. Eks nad on praegu ka, ega nad nagu lihtsad ei ole, aga et sellist nagu käsitööd on nii mõnes kohas. Mõõdetakse ülemist ja alumist vererõhku. Ülemise ehk süstoolse vererõhu mõõtmisel pigistatakse veresoonet kõvasti kinni ja seejärel leevendatakse survet. Seni, kuni veri suudab ennast taas soonest läbi suruda. Alumise ehk diastoolse vererõhu mõõtmiseks leevendatakse survet veelgi, kuni veri saab soonest vabalt voolata. See, kus siis nagu see käis, see viitas selle, et see tuksub ja me saame nagu mingit asja tundma, mitte et me ei tõsta, aga oli väga raske kujutada niimoodi, et oleks kohe aru saada. Juures ma olen näinud ühte teist graafikat veel, aga see, kui ma juba selle nagu idee pitchisin ja me see tekst oli sisse loetud, ma ei näinud, et me saaks minna nagu tagasi sinna graafikute peale, aga võib-olla me paneme siia varastame YouTube'i videost mingi asja ja näitame teile. Ma usun, et meil ei tohiks üle selle minna. See on jääda. Lõikame selle otsast ära lihtsalt, kui me tahame. Me ei pea isegi lõikama. See võib jääda, nii kui see maha ei kuku. Raputada kõik vedelik sinna alla saaks, et ta ei mõjutaks seda. Kõige raskem on saada õige kogus vett voolikustesse nii, et ei jääks õhumulle.
see võib-olla tekib siit vasakult. See on kõige raskem osa väidetavalt selles juures. Mis noh, see võib olla takistus ikka. Meil on juba piisavalt saad välja vaadata. Meil on mingit Meil on olemas, saad välja vaadata. Meil on olemas purk. Purgis siia. Ära minu peale. Ma ei saa. See on alati hea vaata, kui sul on see U-toru mingil kõrgusel ja sa ei saa kätt ka puhata, sest kohe kui sa alla tood. Avaldamiseks pannakse patsiendi käele krõpsuga mansett, mille sisest rõhku saab kasvatada käsipumba abil. Kui ühendada manseti külge vedelikuga täidetud anum ja vertikaalne toru, siis muutub toru veetase vastavalt rõhule. Ma ei tea, kas nägid, aga käsipump laua peal tukstes kaasa, kui oli vaja rõhku tõsta. Katse-eksitusmeetodiga vaatame, kuidas seda teisendada, aga mul on mingi idee olemas, aga ma ei ole... Tüdrukud panid armini, sidusid käed kinni ja... Liigutasin rohkem. Paneme manseti ümber käe, paneme rõhu sisse ja siis vaatame veetaset. Kui sa rohkem ei kuule enam. Okei, ja ma nagu ei kuule väga midagi, nii et... Nii. Ja ütle kohe, kui sa kuulma hakkad. Ütle kohe, kui sa kuulma hakkad. Ega sa pead ise endast lähtuma. Oota kohe, oota. Kas keegi saab seda? Ma ei tea, kas see oli Eestis või Luxis. Me tegime Luxis ka see aeg seda ülesannet. Ja kuskil neist kohtadest oli suur probleem. Aga nad ei kuule arteri tuksumist. Oli suur probleem selles, et nad ei pannud seda mansetti nagu korralikult ümber käe. Et sa jätsid selle nagu, sa oli midagi pumbanud, sa lasknud selle tühjaks, sa proovisid seda panna, sa ei saanud nagu kinni seda, siis sa pumpis mansett oli nii õhku täis, kui saab, aga ta ei pressinud kätt, sest sul ei olnud see mansett nagu fikseeritud korralikult käe peale. Et kuskil ma tean, et ma võtsin kellegi lahenduse, ma võtsin lihtsalt veepudeli, tõmbasin selle sama manseti sinna nagu ümber peale ja pumpasin ja see rõhk siis kasvas. Neil lihtsalt nagu rõhk ei roni ka seal selles olukorras, et sa pead ikkagi nagu saama aru, mida see rõhk peab tegema seal sees. Kui õhupall läheb täis, aga tal siit see käsi ei avalda vastu rõhku, et siis see rõhk ei kasva väga palju suuremaks. Täiesti alla lihtsalt. Me peame praegu aru saama. Kas keegi tegi sükest lahedat lahendust ka, et nad otsustasid, et me teeme sükse, mis on nagu... See on lõbus ja siis nad panid selle samba, panid selle servani vett täis. Siis hakkasid pumpa, ei saa, ma ütlen, et pumpama, siis see lendas välja, siis neil oli teisel pool anum ja siis nad püüdsid või püüdnud kinni vastavalt sellele, et kas parasjagu oli oluline või mitte see vahe mõõta, aga see nii ei tööta. No katsetamise käigus sealt ülevalt pritsis küll ja minu arust siin nagu vastamisel, rohelised vastavalt, neil äkki vastamisel ka pritsis sealt, mis tähendab, et neil minu peas pidi natuke minema kalibratsioon natuke paigast ära, aga võib-olla mitte piisavalt. Palun, teie patsient on siin. Mille järgi valisite patsiendi? Selle järgi, et Aigar oleks pidanud liiga palju riidid ära võtma ja selle järgi, et Janno saaks siis vajadusel teostada kontrollmõõtmist ja jälgida protseduuri. Nii palju. Kas tundub loogiline? Jah. Pange kirja. Päris kepp tunne on, sest roheliste lahendus näeb üsna kompetentne välja. 122, 80. Neil oli siis väike aeg, et arvutada välja ja... Et nad ei pidanud enne ära kalibreerima. No tegelikult me tahtsime, et peaks. Minu peas see oleks võinud olla nagu rohkem kalibreeritud. Aga siin oli natukene... Palju neil näitude vahe oli? Sest kuna vesi liigub nii palju, siis sul on suht lihtne sinna seda täpselt lugemist saada. Minu arust neil ei olnud, nagu neil olid siin mingid numbrid kirjas, aga ma lõpuni ei tea täpselt, kas nad nendest ka lähtusid või mitte, kas see andis neile nagu indikatsiooni või mitte. Aga et nad tegid lõpus, esiteks, nad tegid ühe mõõtmise, neil oli U-toru, kus oli, nad teadsid, neil on fikseeritud kogus vett, mis tähendab, nad mõõtsid lihtsalt maast ühe samba poole kõrgust, mis töötab, sest et sul mõlemad tasemed liiguvad ja sellest arvust nad siis saavad seal nagu välja arvutada. Aga minu jaoks neil kulus nagu arvutamisel nagu ebamõistlikult palju, et see on ju nagu sul on üks valem ja vajuta kalkukas sisse ja võrdub. Aga koha peal siis nagu inimesed, kes viivad läbi hindamist, kes on peakohtunikud ja kes produktsioonis siis hindavad seda, kuidas me ütlesime, et võib aega olla, siis see oli okei ja piisavalt kiiresti vastus tulnud, aga ma oleks tahtnud näha nagu rohkem kalibreeritud lahendust. No sul on sinna peale joonistatud, et sa ei pea ju millimeetreid mõõtma, nagu millimeetri jällevõrd peal samast on ju palju. No sul on 13,5 korda suurem on see skaala. Sentimeeter siis, see on ju, ei ole ju eriline
ja, ühesõnaga, et nagu minu arust oleks võinud nagu rohkem olla kalibreeritud, aga see oli piisavalt okei, aga ma tean, et me vist Luxis tegime äkki hiljem seda ja siis ma sinna natukene ütlesin, et proovime, et on nagu selgemalt. Nüüd pannakse stopper käima, jah? Siin pandi ka stopper käima, selles mõttes, et me ikkagi, et nad mahtusid sellesse nagu ette nähtud kriteeriumisse, aga ma oleks tahtnud näha ilusamat lahendust, on mu mõte. Tulemus. 122 süstoolne vererõhk ja 86 diastoolne. Ja nüüd kontrollime, mis tegelikult Kaja vererõhk on. Väga põnev. Mis on mõõtmisviga? Mina tean näiteks, mulle arst ütles, et mul on valge kitlis. Meie arvud tunda siis loogilised. Et kui ma lähen arsti juurde vererõhku mõõtma, siis see on kõrgem versus, kui ma niisama chillin. Rohelised, teie tegite oma mõõtmise. Sinise selle tunkega siis ei ole siin proovi. Saan teile öelda, et see tulemus on õige. Palju õnne, teie olete selle ülesande võitnud. Essa tiim, kes võitis 2 üles. Sa küsid, kui palju on mõõteviga, eks ju? Ma küsin suur. Kui palju me lubasime nagu neil seda vastust, sest pane korra seisma. Sest sa ise ütlesid ka, mis see normaalrõhk on, 120-80. Nagu, et kas te nagu, mis on takistus sellele, et ma pumpan ja siis ütlen, 122-83. Jah, täpselt. Selles mõttes, nüüd tulebki see, kuidas me hindame ja kui palju me seda täpsust taga ajama. Et me mõõtsime üle. Asjad, mida me võtsime arvesse kindlalt ette teades, on see, et ülemist on väga palju lihtsam määrata kui alumist. Et alumine võibki rohkem varieeruda. Meil oli seal kokku lepitud see vahemik, kus me tahame, et mõlemad oleksid. Ja sellele lisaks me siis jälgisime seda, ütleme, et see on see ülesanne, kus me oleme teadlikult nagu piirid jätnud nii palju laiaks, et me saame ka hinnata seda nagu lahenduskäigu osa veits seal sees. Et kui me näeme, et nad lähenevad süstemaatilist funktsionaalselt, nad viga ei tee, et just kui potentsiaalselt nende süsteem võiks anda korrektse lahenduse, siis see on esimene tingus, mille põhjal me üldse otsustame, et jah, see vastus pädeb või mitte, eks ju, et kui see on nagu siuke 123-86, mis sa eks ütlesid, ja me näeme, et nagu süsteem ei vasta sellele või et sealt ei teki seda tagasisidet, siis meil on palju lihtsam nagu anda see hinnang, et kas me üldse arvestame seda lahendust või mitte. Me nägime, et nende süsteem töötas nii, nagu nad olid ette näinud. See vastas ka selle nagu füüsikalisele maailmapildile, mismoodi süsteem peaks töötama. Ülemine oli neil päris täpne. Alumine oli nagu päris palju möödas. Ütleme, et umbes täpselt nii palju, kui me maksimaalselt oleksime üldse seda lubanud. Et natukene oli siuke, et ta oligi täpselt seal piiri peal, aga sealt me siis võtsime arvesse selle sama hinnangu juurde, et jälgides nende süsteemi tööd, siis neil nagu seal ei olnud nagu viga, et lahenduskäik oli selles mõttes korrektne ja nad olid piisavalt seal selle piiri peal, et me lugesime selle vastuse õigeks. Aga kaalusite ka sellist varianti, kus Janno mõõdab ja ütleb stopp, nad võtavad mõõte. Ei kaalunud. Ja stopp. Ja siis on nagu see osa võrrandist väljas, mis on seotud nagu siukse, ütleme, mis on nagu selle ülesande kontekstis minu arvates kõige nagu suurema nagu siukse veaga või et kui me võrdleme absoluutselt õige väärtuse vastu. Jah, see on küll aus. Kõik teised asjad seda võiks teha, aga ma tunnen, et seal võib-olla me võtame ka võistlejalt seda lõbu võib-olla vähemaks. Nõus. See on see nagu kogemus, mis sa saad sellest tervikasjast, et kui ma teen lihtsalt ühte veetoru ja siis ma ütlen, proovige, kas nüüd töötas ja nad ütlevad, ei töötanud ja ma teen edasi veetoru, et siis võib-olla on vähem seda emotsiooni ja seda õppimismomenti kui siis, kui päriselt saad teha. Nõus. Ülesande võiduga teenis iga rohelise võistkonna liige endale 5 punkti. Tule rahastavad ennast. Oota, pane veel korra seisu. Ma sain sellest ka aru, et ma oleks jube kehv võistleja praegu. Sest et ma ikkagi läheneks igale ülesandele niimoodi, et huvitav, kui palju eksida on lubatud. Kuidas teha sohki? No põhimõtteliselt, mitte sohki, aga nagu, et kui palju on eksida lubatud on, et kui täpselt vastust on vaja on. Füüsikaõpetaja alati küsisid füüsikapraktikumis, et kui sul oleks nüüd 40 000 eurot, siis millele selle kulutaksid? Mis pidid ütlema, millise mõõtevahendi välja vahetaksid? Või protseduuri või inimesega ülesannet võitnud ning olen väga nördinud. Ja nüüd ootab teid kõiki lõppmängu. Christopher oli ikka veel miinus või? Punased, kes teie seast läheb lõppmängu? Punased viin lõppmängu, mina.
pakun end ise lõppmängu, sest jälle on mul kõige rohkem punkte. Rohelised, kes teie seast on lõppmängus? Roheliste tervist kontrollin mina. Kui on mingi saade, mida ma tahan täielikult kinni panna, siis see on see saade. Ja praegu kõik läheb suurepäraselt. Sinised, kes teie seast lõppmängus? Siniseid esindan täna mina. Lõppmängu lähen sellepärast, et keegi teine tiimist ei soovi seda vastutust enda peale võtta ja samuti leian, et tegelikult mul pole mitte midagi kaotada. Kuule, aga räägi sest lõppmängu nagu punktisüsteemi loogikast. Ma ei nagu, et mitte loogikast, aga nagu eesmärgist seal taga. Eesmärk taga? Jah. Minu jaoks. Te tahtsite, et oleks duell, aga nagu, et kõik osaleksid. Ma tahaks, et iga võistkond, ehk siis, esiteks, ma tahan premeerida inimest, kes on tõesti kõige targem ja võidab selle duelli. Ma tahan luua olukorra, kus võistkond oleks motiveeritud valima enda seast päriselt selle, kes võiks olla selles teemas tugev, mitte lihtsalt keegi, kes on mingi, ma tahan punkte. Ma tahan vältida olukorda, kus sul ei oleks mitte mingit riski lõppmängus, et sa võiksid lihtsalt olla, et tasuta punktid, mina lähen, ma tahan alati minna. Ehk see on nagu see tasakaal, mida ma üritan leida. Ma arvan, et ma nimetasin kõik 3 tingimust. Kui sa sellele mõtled, ehk siis ma tahan premeerida tiimi, kui nad valivad selle kõige pädevama päriselt, eks ju. Ma tahan selle miinuspunktiga takistada seda, et ma saaks ilma riskita alati minna sinna seda tegema. See lõplik punktisumma ei ole minu otsustatud, et selle valis produktsioon. Sellest ma saan aru, sest üks asi, mis ma tunnen, mida nagu duell tegi hästi, oli see, et varem või hiljem olid kõik sunnitud iseenda eest mängima. Ja teine osa, mis mulle sealt tulnud meeldis, et see oli sinu kätes, et kas sa püsid saates või mitte. Nagu väga sirgjooneliselt. Ja ka siin nüüd see on vaata ära võetud, et vist läks ju niimoodi, et keegi käis alles nagu viimases saates seal seda üksinda nagu mängimas ja siis tal ei olnud ka enam nagu midagi kaalul. Ja, selles mõttes võib ikka minna, et lõpuks sul on teada, kas sa saad või ei ja sa lihtsalt lähed sinna mängima, et sa saaks seda mängida. Huvitav, kui oleks siia veel lisatud siuke, et palju sul on 3 tükki ühes, siis läheb 4 saadet aega, et kõik oleksid ära käinud. Et kui oleks lisatud see, et lõppvoorud on nagu, et enne, et sa võid teist korda minna alles siis, kui kõik on ühe korra käinud. Alguses produtsendi ühes visioonis ta pakkus välja, kus ongi nagu, ütleme, et sul on võistlejad A, B, C, D, E on, või A, B, C, D on kuskil seal ja siis ma tean, et esimeses saates läheb võistleja A, teises läheb B, kolmandas läheb C, neljas läheb D ja siis ülejäänud ka, et sul on kuidagi nagu mingi jagatud. Ja mulle see üldse ei istunud, sest et siis ma võin täiesti juhuslikus teemas sattuda kokku teise inimesega. Aga see võib-olla natukene, see natukene vaata tekitab ka seda, eks ju, et see 4. saade, sina peadki minema, mis nagu võib-olla okei. Siis peaks teadma saate teemast ette, ma arvan. Või siis saad sinna veel lisada selle temaatika juurde, kus saad siis sa saad otsustada nagu vahetada punktide eest. Kellegi, et ma ei lähe, mille sida. Aga las jääb, see on juba võrkpall. Jah, teeme, vaatame. Selged, läheme lõppmängu. Aigar nii täpselt teadis, kus see kaamera on. Tuli nagu... Aigar teeb alati, kus on kaamera. Iga elusolendi rakud sisaldavad DNA-d. Tuvastage DNA mudelites olevad mutatsioonid ja tehke kindlaks, missugused neist põhjustasid vähktõve. Kas olete valmis? Jaa! Alustage. Nii, minu ees on 2 desoksüribonukleiin-happemolekuli, mis on kodeerivad 2 erineva ilmselt valku või midagi. Me peame neid võrdlema. DNA koosneb nukleotiididest, mis sisaldavad 4 lämmastikalust, mida saab tähistada tähtedega A, G, C ja T. Nendest 4 tähest koosnev jada määrab organismi geneetilise koodi. Kas neid sai lahti ka võtta või?
no muidugi saad, aga teen sassi, siis sa ei saa enam ju öelda, mis see õige vastus on ja me kontrollime õiget vastust. Kas siin on 5 prim? Ei, no ma mõtlen nagu kiht. Alustan kõigepealt terve. Ja, aga oled sa näinud, et mõni võistleja võtab midagi lahti ja siis saab suudab hoida seda järjekorda. No eesnaga, neil on 2 tükki. Sest et siin on nagu selles ülesandes, ma näen täiega, et siin on nagu ülesanne ja siis nagu lisaülesanne on sellest nagu ruumilise mudeliga töötamine nagu. Et see on nagu omaette see, et kui sul oleks variant sellist nagu tõsta kihtide kaupa nagu niimoodi ja siis saad neid siin omavahel. See läheb nii palju lihtsamaks. Või erinev aminohappe. Jaa, selles mõttes küll, kui sa saaks need nagu 2D vormi tõmmata, siis läheb lihtsamaks. Neil on antud siis 2 DNA-d, millest ühel on kirjutatud, see tuleb tervest rakust. Teisel on kirjutatud, et selle me tuvastasime sealt sellest vähkeväega nakatunud rakust. Ja nüüd sinu ülesanne on leida, et kus on toimunud need mutatsioonid ja milline neist on siis olnud piisavalt tõsine mutatsioon, et see võib põhjustada siis selle mingisuguse muu tulemuse, mis omakorda ilmselt on põhjuseks, miks rakk on vähiga nakatunud. Aga kas nad olid teil nagu süngitud? Selles mõttes, et nad hakkasid justkui nagu samast kohast. Jaa, kõigil on selles mõttes identsed. Ei, no me ei mõtle identsed, las olla pausil korra. Et nagu, kui ma hakkan alt minema, vaata, siis need on vist jah, on küll jah. Sinine, oranž, oranž, sinine, sinine, oranž, oranž, sinine. Okay, no ja noh, kuskil on siis nagu mingi mutatsioon, siis on erinev. Just see, et teil on nagu see alguspunkt on sama, see nagu teeb, on oluline lihtsustada. Sa ei pea neid nagu, seda värki tegema. Jah, seda värki siin ei pea tegema. Tahad proovid läbi lahendada? Kas on kohustus või? Ei, aga võib-olla isegi sul on lihtsam, sest et mul sulle on ju anda 2D. No. See on nii palju lihtsam sulle. Võrdle 2 DNA mudelit ja tuvasta kõik mutatsioonid, lugedes kodeerivat ahelat 5'3' suunas. Ma sulle ütlesin ära, et sa hakkad siit vasakult tulema. See 5'3' olid need otsa peal kirjas. See on nüüd, sa peaks nagu siin selle geomeetria järgi tuvastama. Selle siin, et kuidas need otsaahelad jooksevad. Sa peaks aru saama, mis pidi siis siin selles ahelas, kus on selle molekuli siis, molekuli 5' ja 3' otsad. Ja need selle järgi siis saama aru, kumbalt poolt ma pean üldse lugema. Minu peas, ma olin väga rahul, sest et ma suutsin nagu endale selle selgeks teha. Neil on mõlemad siin kodeeri vahel kirjas ka all vist. See on kirjas, et kumb on siis nii-öelda see kodeeriv ja kumbal pool on kumb? Kumb on kodeeriv ja kumb on matriitsahel. Et see on neil nagu kirjas, aga kas ma loen alt üles või ülevalt alla, see oli neil vaja välja mõelda. Ja ma olin ise väga rahul. Ja siis me vaatasime, et Eestis tekitas nii palju segadust neil. Oli keeruline, et tuksist me ütlesime ette selle. Tõesti, ma mõtlen. Aga ma tahaks seda proovida aru saada sellest. Sest see on nagu midagi, mis mul kohe ei klikkinud. See 5'3' osa? Jah, see 5'3' osa. No, kui sul ei ole mudelit käes, on päris raske, aga et siin selle nagu 1' otsas on see, mis torkab siia vaata sisse nendele lämmastik alustele. Siia sinist sisse läheb, eks ju. Ja nüüd siin see siis, need tulevad siis sellest, et ma siin saan nagu süsinikke lugeda selles ahelas, eks ju. 1., 2., 3., 4., 5. Et see on nagu see osa ja siia tuleb siis see fosforapjääkidega. Vaat sul üleval on kirjas seal. Mudelitel on desoksüriboosi molekulid ühendatud fosforapjääkidega. Fosforapjääk on see, mis on sul seal. Ehk siis see lilla on see fosforapjääk ja see on siis see osa. Vahela kuju määrab selle, milline on 5', 3'. Ehk siis laias aastas, eks ju, vaata, kui niimoodi need lähevad siin kokku, siis see, kuhu see lilla asja, see jorbel jääb välja, see on 5' ja siis 3' on see, kus on kas auk siin punases või auk lillas, mis iganes siin vastavalt. Ja kui me nüüd vaatame seda pilti siin, siis siin on... Vaata, siin sa näed kõige alumisel. Tuleb siit välja see mingi asi. Okei, nüüd siis me teame, et seal teisel pool on 5' ots. Ei, et see ots, jah, et see alumine ots on siis 5' ots. Aga kas me nüüd, kui me vaatame sama pilti ülevalt, siis me seal näeme mida siis, et ta... Üleval on siis, ta lõpeb selle punase auguga, aga... Jah, ta lõpeb punasega, jah. Jah, aga see teine ahel vist jookseb teistpidi. Jah, sest et see peab niipidi... Ehk siis see kodeeriv ahel jookseb alt üles 5', 3', matriitsahel jookseb ülevalt alla 5', 3'. Okei. No ma võin öelda sulle, et ega vaatajaga ei saanud aru praegu. Jah, no tead. Seda mudelit on näpu vahele vaja, jah? Seda mudelit on vaja näpu vahele, aga... Või siis nagu terves ulatuses näha.
aga vaatame siis. See lahendamisjuhend, see oli neil laua peal olemas. Võrdleks ju kahte, lugedes sellest 5'3' suunas. Ja me enne ülesande algust, me võtsime koos selle juhendi ette, vaatasime seda mudelit, ma üritasin neil nagu selgeks teha, et kus see siis on ja kus see ei ole. Et me tegelikult rääkisime selle läbi. Täidad tabel järgmiselt. Terve raku koodoni järjestus ja vastav aminohappe tähis. Mis on koodon, eks ju? See on ka siin öeldud. 3 järjestikust nukleotiidi moodustavad koodoni. Üks nukleotiid on siis üks täht. Koodoni, mis defineerib ühe aminohappe. Koodonile vastava aminohappe tuvastamises kasuta koodoni ratast. Alusta lugemist ratta keskelt ja liigu vastavalt koodoni 3 alusele välja poole. Kõige välimast ringist leiad vastava aminohappe. Ehk siis, ütleme, et kui mul on siin TCA, siis ma jõuan see tähiseni S. See on see koodon. Jah, see TCA oleks olnud see koodon ja see defineerib siis mingisuguse konkreetse aminohappe. Ja me tegime see siis lihtsustamiseks ette siukse tabeli, kus sa saad siis terve raku DNA, sa saad, hakkad siis lugemiselt ühest otsast. Mahutab kõik ära või? Jah, siia mahub täpselt kõik ilusti ära. Et tegelikult me võime siia sisse kirjutada. Tahad, teeme tempokalt. Hakkad mulle ütlema? Ei taha. Okei. Või nagu me võime teha, aga see võtab aega nii palju. Ma tahaks ainult kirjutada sisse siia need mutatsioonid. Nonii, kuhu kirjutan? Oota. 3. Teise pead kirjutama. Teises on see erinev. Et täidame teised ära. Olgu, ütle mulle teine terve. Sense on see kodeeriv, mida sina tahad. Ülemine. Sense on see siis. Siis ma tahan sinna C, G, A. Ja alumine on C, G, C. Nii, koodonile vastav aminohappe CG-le. On R ja CGC-le on ka R. Nii, et siis siit ei läinud pekki. Me leidsime mutatsiooni, aga see ei olnud, nimetame siis ohtlikuks mutatsiooniks, ehk siis me ikkagi neid mutatsioone tekib, aga need väga tihti võivad moodustada täpselt sama aminohappe. Pane nüüd hiir mulle siia peale ja loe 3 kaupa, siis vaataja ka näeb, mida ma loen. 1, siit hakkab teine koodon, siit hakkab 3. koodon. See on sama. Siit hakkab 4. koodon. Siit hakkab 5. koodon. See on nüüd erinev. Kollasest algab. Nii. C, T ja... T ei ole. T, tugev T. C, T ja G. Ja teine on C, T ja T. Ja siis ülemine on L ja alumine on P. Ehk siis nüüd me näeme, et tekkis mutatsioon, mis on ohtlik või? Seda teame kohe. Nimetame seda ohtlikuks. Et ta nagu ei muteerunud samaks selleks, mis meil on siis aminohappe. Aga ja rohkem nagu ülejäänud osas nad on samad. Nii, kus me olime siin selles kollases või? Jah, sellest kollasest hakkas. G. Nii, siis siin on 6. koodon. Jah. See on ka erinev. Kuule. Nii, 7. koodon. Ei, 6 oli juba erinev. Ja 6 on erinev. Vaata, siit algas 5 ja siit algab 6. Ja. See on G, A, C. Ja teine on G, A, G. Jah, sul juba oli paigas. Saad nii kiire. Siis sinna sa saad D ja alumisse kaagile sa saad E. Aga need on sama värvi. Ma ei tea, kas see tähendab midagi või? Ei. Nii, olgu. Nüüd lähme edasi vaatame. See oli 6. Punasest hakkab. See on 7. Jah, siin on sama ja viimane on ka sama. Mis siis nüüd what gives? Vaatame korra selle üle. TTG. T on L. T on ka L. Ehk siis siin tegelikult sa tegid vea, eks ju? Ma tegin vea, jah. See peab olema L, see ei ole. Ja see on. Nüüd mul on tunne, et nüüd vastus on loogiline. Sest ma ei tea, kus sa selle P said, eks ju, et sa pidid... Ma võtsin siit, vaata, läksin C, T ja T sealt diagonaalis läksin alla ja sain P. Niimoodi saingi. Okei, selge. Niimoodi saidki. See on täiesti loogiline viga. Täpselt siuke, mida võistleja teeks. Jah, ehk siis, ja sina peaksid siis nüüd siit vastama, eks ju. Vastus ainsus, vastus mitmes, me kirjutasime lünkteksti ette. Vähipotentsiaalse tekitaja on mutatsioon koodonis number 6, mille põhjalt sünteesitakse aminohappe tähisega E. See oleks sinu vastus. See oleks see õige vastus, mida me tahame. Võistlejad lähenesid ülesandel natuke nagu sina. See on ülesanne, kus inimesed on nagu okei.
lõppmäng, ma kiirustan, ma optimeerin, ma teen. Ma ei täida ka tervet tabelit ära. Ma panen sinna selle mingi 2 koha peale tähed. Me saime, ma ei tea, mingi 7 vastuse ringi jälle, noh, et nagu inimesed pakkusid. Ma mingi, see ei ole nii raske. Kirjuta need välja, noh, et selle aja peal oleks jõudnud 2 korda teha selle nagu korralikult lõpuni. Ja siis ma võtsin pärast. Laua pealt kogusin kokku võistlejate need paberid. Ja siis ma tegin sellest pildi lihtsalt, et mul oleks ka nagu mälestus, et kui palju nad seda täitsid. Ma tegelikult olen võimeline selle pildi praegu üles otsima, kui mul läheb 3 minutit aega. Kas tahad näha? Ikka tahan. Ma tunnen, et ka nagu, aga näiteks, kas meil praegu läks nagu kiiremini või palju aeglasemalt? Ma oleks valesti vastanud, siis ma oleks pidanud kontrollima hakkama, ma oleks need samad 3 läbi käinud, siis ma oleks jälle võtnud aega, et lugeda, kus see 3 läheb. Kas neil oli muidu mingit võimalust seal selle DNA peale mingid märkmeid ka teha? Ei. Et oleks saanud nagu märkida, et kust algab 1 või 2 või 3 või markeriga kirjutada oleks saanud või? Ei oleks lubanud. Aga kui oleks juba kirjutanud keegi ilma luba küsimata? Siis ma oleks kuri olnud. Oi. Ma oleks siis pahandada saanud. Sa oleks kõvasti pahandada saanud. Eks siis nad ka nagu proovisid optimeerida nagu sina. Kohe, kui leiti esimene mutatsioon, vastati. Seesama siin, eks ju, me saime, et tuleb isegi sama aminohappe. Inimesed vastasid teises koodonis aminohappe R, mis nagu laiuendid, see ei ole see. Sellest rõngast õnnestus mul läbi. Jah, vastati siin järgmist 2, vastati kõiki 3, vastati... Mina oleks vastanud kohe seal. 5. ma oleks vastanud, et on 1 ära. Nad vastasid ka erinevat moodi sinna neid erinevat. Et need dokumendid on ülitihti seal ikkagi selleks, et aidata. Aga nagu ma kasutasin dokumenti, ma lihtsalt lugesin rõngast valesti. Jah, selles mõttes aga, et oleks sa võib-olla täitnud kõik ilusti lõpuni, enne kui sa vastad, et kasutad päriselt dokumenti õigesti, et siis sa oleks ka näinud, et järgmises on, sa ei oleks enam vastanud ainult seda 1. Aga valesti oleks ikkagi vastanud. Valesti oleks ikkagi vastanud. Jah, see on ka õige. Olgu, vaatame lõpuni. Roosmari, mis on sinu vastus? Minu vastus on vähipotentsiaalne tekitaja on koodonis number 2, mille põhjal sünteesitakse aminohapet tähisega R. Sinu vastus on... Vale. Jah, sest seal on küll mutatsioon, aga see ei ole see, mis mõlemal juhul sünteesitakse aminohappe tähisega R. Ma jälle unustasin ju siin täiesti ära ju. Ta ütles, okei, hakkame siit poolt lugema. Ma oleks pidanud kohe teadma, et sina oled selle ülesande teinud ja sa oled selle vea peitnud. Lõpupoole. Jaa, ma saan aru su mõttest. See pilt, mis ma sulle näitasin ja mille põhjal me siis heitsime mudelid, see tuli Luxemburgi bioloogidelt. Et see tuli kõigepealt üldse neilt, et teeme take-offi. Take-offis on sama ülesanne sellel hooajal, mingi vaadake. Ja lihtsalt, kui me nüüd seda nagu, alguses neilt tuligi, eks ju, selline nagu paberi peal versioon, kui me nüüd selle sinna 3-mõõtmelise asju ümber ehitasime, siis seal tegelikult on muutused, sest et need värvid, need 4 värvi, A, T, C, G, mis meil on siin punane, kollane, roheline, sinine ja see punane on veits oranž isegi, eks ju. See ei ole kuskilt standardiseeritud, erinevalt sellest, et keemias on see süsinikumolekul on must, eks ju, ja lämmestik on sinine. Seal ei ole ühtsed standardid siin DNA värvimises. Tähendab, et see mudel, mida me kasutasime, ma üritasin austada selle mudeli poolt siis nagu paika pandud seda, et seal oli väga selgelt nagu öeldud mudelis, et mis tähistab mida, et need natukene jälle jälgisid mingit molekulaarset struktuuri, nii nagu nad päriselt järgiksid, aga need värvid ei läinud kokku sellega, mida ma sulle siit pildi pealt näitasin. Ehk siis nende nagu vastus oleks tulnud 6i, et ikkagi nagu see 6 oleks see, mis tekitab selle nagu ohtliku mutatsiooni, aga koodon ratta pealt, et need tähed ei läinud kokku. Et selles mõttes ma nagu kasutasin nende seda nagu šablooni. Sul lihtsalt siis joppas siis, et see tuli mutatsioon või? Ma võtsin selle, ma proovisin läbi, mitte et ma ei läinud pimesi, eks ju. Ja kui seal ei oleks see tulnud, siis ma oleks seda siis vastavalt modifitseerinud. Et ma oleks ilmselt sihtinud seda vastust ikka samasse, kuhu nemad disainis, et sul ongi võib-olla 3 mutatsiooni ja seal lõpupoole on see, mis siis määrab vastuse. Ma just mõtlen, see on põnev, et nagu, aga siin ju, siin oli see juhis, et sa hakka lugema 5. 3. poole, aga nagu otseselt nagu,
kui sa tead, et neid on seal ilusti 3 jagu värvi, siis vahet ei ole, võid ülevalt alla ka tulema. Jaa, võid küll, vabalt. Okei, siis võid tulla ratta peal välja tulema või nagu väljast sisse minema. See on keerulisem. Pigem lihtsalt tule sealt ülevalt alla ja siis pööra see järjestus, eks ju. Et sa võid ikkagi nagu tagantpoolt neid koodoneid hakata läbi vaatama, aga koodoni sees sa võid ikka õiget pidi vaatama. Seda oleks muidugi võinud teha. Aga keegi ei hakanud vaatama ülevalt alla koodonit? Tead, ma ei tea, ma räägin. Me päriselus olime seal natuke liiga kaua ja need detailid ei ole enam nii selgelt meeles. No vaatame, mis vastuse siis annab. Sigrid, mis on sinu vastus? Minu vastus on, et vähipotentsiaalne tekitaja on mutatsioon koodonis number 6, mille põhjal sünteesitakse aminohappe tähisega E. Sigrid, see vastus on õige. Palju õnne! Sina oled selle ülesande võitnud ja teeninud endale 2 punkti. Let's go, Sigrid! Et sama eduga jätkata, tuleb säilitada mentaliteet, et tegelikult ei ole ju midagi kaotada. Hetkel olen natuke pettunud endas, aga 2 tiimisaadet on veel minna. Sigrid teenis lõppmängust endale 2 ja oma võistkonnakaaslastele 1. 20 punni on laua sul. Ja Roosmarii peavad leppima 1 miinuspunkti. Christopher on 0 saanud. Õhtune ringkäik haiglas... Äkki eelmise saate duelli punasel võitsid vist. Madis võitis. Kohtumiseni nädala pärast. Siin ta tegi pildi, nüüd ta jõudis siia punkti. Meilt kaupa ei ole juba maha panna. Ma loodan. Järgmises saates lennutavad raketlased See lendas. Keegi tähtsam on praegu, me suudaksime drooni täpselt ühe koha peal, eks ju? Jah. Läbima peab keerulisi maastikke. Meil on ainult maanduda vaja ja siis on valmis. Ja eesmärgiks on võimalikult kaua õhus püsida. Kas ma saatsin sulle video sellest droonist ka? Nägi välja nagu AI oleks hallutsinatseerinud, mis asi on droon ja lind. Ja saad aru? 2 ühes ja see lihtsalt töötas. Ja saates, see ei ole üldse nii dramaatiline. Nagu saate plaanis, see ei näe välja nii veider. Järgmine nädal näeme seda siin. Aga see koha peal vaadates see klipp, ja vaadates sellele, mis see koha peal oli. Oi, järgmises osas näete seda. See on midagi, mida oodata. See lihtsalt ei ole võimalik. Okei. Selle saate kohta veel. Mingeid huvitavaid lõpusõnumeid või mõni küsimus, mis on õhku jäänud? Mulle ikka need DNA ülesanded meeldivad. Neid on olnud palju ja põnevad iga kord. Või bioloogia, võib-olla DNA. Ei, ikka nad on vist DNA omad olnud. Siis see kaka ülesanne, siis üks on veel olnud. Vaata, kaka ülesanne. Vaata, ei tea, mis on kaka ülesanne. See on ainult Take-Offis see hooaeg. Eestis seda ei ole olnud. Mina olen väga rahu. Ma ei tea, mingil põhjusel kuskil me ikkagi proovisime seda see aasta panna ka, sest see on päris äge ülesanne. Aga Eesti, ma ei tea, kas meil ei olnud saadet, kuhu see sobiks või produktsioonile see visuaalselt ei meeldinud või mingi muul põhjus. Mina olen väga rahul selle kaka ülesandega. Minge vaadake Luxemburgi saadet Take-Off ja seal näete. Jah, et need on alati lähedad. Ja mis ma veel oskan öelda? Julge lükke kasutada nagu saates olnud teadustete teemat nagu ülesandena. Et nagu natuke sarnane sellele, kui siin juubelihooajal olid nagu ka toodi tagasi neid ülesandeid varasemast. No ega me tegelikult mingil kujul oleme varasemalt ka, et see ei ole esmakordne, et midagi taaskasutaks. Ja see, mis ma ütlesin, et kas sinu hooajal ei olnud, siis sinu hooajal, mida sa siis ei mäleta, aga oli Simo hooajal, tuli ehitada kaal minu arust. Mis ka pidi siis andma teile vastus samamoodi vedeliku samba põhjal. Et sa pidid seda nagu rõhku hindama, teil oli suur täispuhtav madrats, panid sinna mingi plaadi peale, keegi astus peale. Ja siis see rõhk, mis moodi seal sees siis mängis, andis teile vedeliku sambast selle vastuse ja selle põhjal saite öelda, et kui palju see kaalus. Okei. Mäletad? Ei mäleta. No võt, kui teie ei mäleta, siis minge otsige ERR-i arhiivist, allapoole on link ka, leiate Matsi saate ja vaadake järele. Saad ise ka järele vaadata. Jah, nii et väga hea ja siis saate jälle oma uudisi mulle natuke rahuldust ja paremini teada, miks.